Tervitus kõigile tolmustelt Lõuna-Eesti teedelt. Seekordne Rattaakadeemia episood on lindistatud kaugel-kaugel pealinnas, kus mul on suur rõõm sõita koos oma vana sõbra Mari Jüssiga, kes mäletad veel aegu sellest ajast, kui Vabaduse väljak oli parkla ja Prussakovi selts seal rattaparkimisaktsiooni korraldas. Mis Eestis siis sellest ajast pole muutunud on rattaga sõitmised? Miks Mari Jüssi jäi kogukonna Eesti rattarikkaks ja mis asju ta ajab praegu Eesti rattastrateegiaga? Sellest me saime sõiduajal rääkida ja sellest seda saate kõike kuulata, nii et head vaatamist ja head kuulamist. Tere, Mari! Tere, Peeter! Me oleme sinuga nii vanad sõbrad ja rattaasju koos ajanud, aga sina oled ajanud rattaasju juba sellest ajast, kui ma sind mäletan. Mis on muutunud Tallinnas selle aja jooksul rattaga sõitmise või ratastega liikumise juures? Väga palju on rattaga liikuvaid inimesi juurde tulnud ja just sellist tarberattakasutust on juurde tulnud. Ma arvan, et kuni viimaste aastateni oli see pigem võib-olla fookus sellisel pühapäeva rattasõidul ja tehti tegelikult väga kõrge kvaliteediga selliseid rattakiirdeid, mõnes mõttes nagu rattakiirded. Sinna, kus ruumi oli, kui ma mõtlen näiteks sellist Hiiu, Astangu, Väike-Õismäe, sellised uued korralikud jalgteed, millel oli, ma arvan, pigem selline puhkeotstarve. Nii et tegelikult, et seal, kus rattataristut kõige rohkem oli vaja sellises tihedas kesklinna liikluses, et sinna on jõutud alles viimase 5 aasta jooksul. Selle ruumi lahendamiseni, mis on tegelikult suur asi. Osaliselt ma arvan, et see on tänu siis Tallinna rattastrateegiale, esimesele rattastrateegiale, mis me saime koos Kommunaalametiga valmis 2017-2018, kus me tegelikult tõime ära ka just need prioriteedid, et kui tahta igapäeva rattakasutust juurde, siis on vaja tegelikult mitte ehitada sinna, kus on mugav ehitada, vaid seal, kus inimesed liiguvad. Näeme siit poolt, jah? Praegu me sõidame küll ikka väga mõnusat rattateed mööda. Nojah, ma arvan, et see on puht juhuslik, et mul on töökoht seal Valgel tänaval ja suurem osa sellest 6-kilomeetrisest teekonnast on praegu sedalaadi rattataristuga kaetud. Et need on ka tegelikult siin sellised 2000-te keskpaiga lahendused. Et võeti ikkagi põhimõte, et kui uus tee tehakse või rekonstrueeritakse, siis tuleb sinna juurde alati ka rattatee lahendus, et see oli nagu selline 2000-ndate nagu positiivne suundumus. Aga see tähendas seda, et taristut arendati pigem selle mõttega, et kui on vaja sõiduteid arendada, siis lahendame ka rattateed, mitte selle vaatest, et mis meil oleks vaja teha selleks, et rattaga liikumine niimoodi normaliseerida või sujuvaks teha. Aga kui sa ütled, et rattaga sõitsjad on juurde tulnud, ma olen näinud sind uues maailmas ruudulise kaustikuga mõõtmas ratturite hulka, et kui palju neid on juurde tulnud? Siis Tallinna strateegiakeskuse ja ka siis Keskkonna- ja Kommunaalametiga oleme siis pisteliselt alates 2013. aastast teinud 11 sellises võtmeristmikul kesklinna ringil rattaga liikujate loendusi. Ja nüüd viimased 5 aastat umbes
on need olnud regulaarsed. Et just hinnata seda, et millist muutust me linnaruumis näeme, et mingitki andmeid saada. Sest kui me ei näe, et kui me ei mõõda seda, mis meile oluline on, siis me ei saa seda ka juhtida. Ja nüüd viimase 5 aasta loendused näitavad 2-3-kordistumist. Paljuski siis tänu nendele viimase paari aasta rattateedele, punastele rattateedele, mis tehti sellised turvalisemad lahendused, mitte niivõrd need Tehnika tänava ja Pärnu maantee sellised lenksulaiusest kitsamad rattateeded, et need ei toonud uusi rattakasutajaid juurde. Aga need COVIDi järgsed nii-öelda pop-up rattateed, et sellel on olnud selge mõju rattakasutusele. Okay. Positiivne mõju. Ja. Aga võib-olla vähesed teavad, et lisaks nagu sellisele füüsilisele keskkonnale, kus sa oled tegutsenud ka virtuaalmaailmas või ühesõnaga selles maailmas, kus inimesed suhtlevad ja sa muuhulgas lõid sellise keskkonna või selle grupi Facebookis nagu Eesti Rattarikkaks, mis siiamaani ju väga aktiivselt tegutseb, eks ole, kus on minu meelest tuhandeid kasutajaid. No liikmeid on jah seal üle 70 000, oleneb kuidas seal vaadata. Libakontosid on tekkinud väga palju juurde. Aga see oligi mõte just tuua sellise rattakasutuse positiivseid kogemusi ja jagada selliseid häid näiteid, otsida rattarikka kooli, rattarikka ettevõtte, rattarikka linna nagu parimad näited Eestist ja jagada just seda, et kuidas Eestis on võimalik seda teha. Et meil oligi nagu mitu organisatsiooni, valitsusvälised organisatsioonid Tartust, Tallinnast, kes siis sellele teemale õla alla panid paariks aastaks ja siis see kogukond või algatus on omamoodi oma elu edasi elanud siis seal Facebooki grupis. Aga kuidas, ühesõnaga, et see oli siis selline nagu laiem, mitte ainult Facebooki grupp, et see oli siis selline laiem mõtteviis või proov, katse nagu rattaga liikumist toetada ja märgata ja niimoodi. Jah, et mis tundus nagu toona väga eriline näiteks see, et Von Krahli teatri ette Vanalinna tänaval oli ühe auto parkimiskohale tehtud 8 või 10 rattaparkimiskohta. Et see oli midagi nagu nii ennekuulmatut. Ja siis me tõimegi välja selliseid näiteid. Ja vaikselt nii-öelda hakkasime sellise rattaga liikujate loenduse ja selle teadustamise peale mõtlema, et kuidas näidata seda, et see on väga paljudele tegelikult oluline igapäevane liikumisvahend. Ja nüüd aastatega ongi meil need uuringud selles mõttes oma fookust laiendanud, et enam ei mõõdeta ainult mootorsõidukite arvu, vaid siis küsitlustes me näeme nagu erinevate elanike gruppide liikumismustreid nii linna kui maapiirkondades. Ja see rattakasutus ei ole tegelikult üldse marginaalne, nagu see paljudele tundub. Et see on vajalik igapäevane perede logistikat hõlbustav liikumisviis. Mitte midagi nagu raskemaks tegev, vaid just, et me püüamegi nagu näidata nende strateegiatega ja algatustega seda, et see teeb meie igapäevaelu lihtsamaks, mitte keerulisemaks. Just nagu perede tasandil. Et see ei tähenda seda, et kõik peavad kõik liikumised kõikidel päevadel tegema rattaga, vaid just seal, kus on rattas kõige otstarbekam. Et sul on valik. Ja. Kui nii palju muutunud rattaga liikujaid on juurde tulnud, et kuidas see jutt või vestlus või diskussioon, nii palju, kui sa seda oled jälginud või kuidas see on muutunud?
no ma arvan, et siin on nagu nagu esirinnas, ütleme Tartu linn ja Tallinna linn. Et siin on see muutus on hästi palju või nagu selliseid häid näiteid hakkas tulema järjest rohkem Tartu linnast. Ja seal on selle linna võib-olla sellise väiksuse ja kompaktsuse tõttu on rattal seal nagu väga tugev eelis. Ja Tartu hakkas kõige rohkem vast sellist argi rattakasutust rõhuma, seda jälgima ja neid tingimusi looma täiesti südalinnas. Et ma arvan, et see oli ikkagi 5-7 aastat enne kui Tallinn hakkas selles suunas tegutsema. See on nüüd selline häkikoht. Seda aeda siin on vist mitu korda ehitatud ja maha lõhutud, sest see on väga paljudele selline otsetee, mis millegipärast selle suure liiklussõlme, Ülemiste liiklussõlme ehitamisel jäid just need olulised osad sellel poolel rattaga liikujatele lahendamata, aga nüüd on kokkuleppel siis maaomanikuga saadud see aiaauk ja 5 meetrit asfalteeritud riba. Ja siit käib väga päris vilgas liikumine. No elagu häkid, inimesed teavad, kuhu on vaja sõita. On ju. No me oleme praegu teel sinna Valgede tänavale, kus on Transpordiameti peakontor vist, eks ole? Ja sina töötad seal ametnikuna ja üks sinu viimase aja suurtest asjadest, mis sa seal teinud oled, lähme siit paremale, on Eesti rattastrateegia, mis on põhimõtteliselt lõpusirgel. Et see on päris juba ainuüksi see nimi kõlab uhkelt. Aga mis sa arvad, kui siin nüüd selle parklas manööverdamise kõrvale juttu ajada, et mis on see nagu kõige tähtsam asi, mida sinu meelest see rattastrateegia endaga toob kaasa või maailma paremaks teeb? Ja kuna me püüame sellega just riigi tasandi avaliku sektori teadlikkust ja kompetentsi tõsta, et kuidas rattakasutust näha sellise normaalse argiliikumisega, et selle rattakasutuse nagu süsteemne pildile toomine igas taristu ja liikluse ja liikuvuse kavandamise etapis, et see ei ole mingi asi, et me lahendame selle siis, nii siin on nüüd see häki koht, kust meil on õigus minna sõidukina üle niimoodi. See on nüüd jälle üks häki koht, et seda ei näita, ükski Google Mapsi marsruut ei näita seda, kuidas siit tulla. Väga lahe, ma ka ei teadnud seda otseteed. Et kuidas normaliseerida tegelikult see rattakasutust iga otsuse juures, mida avalik sektor teeb. Ja siin on, et muidu on niimoodi võib öelda, et kui ma lähen poodi, siis on mu enda vaba valik, mida ma ostan sealt, kas ma olen taimetoitlane või tahan liha või rohkema või vähema suhkruga, et meil on seal poeleti peal selline võimaluste mitmekesisus, on ju. Eeldades, et raha on selleks. Aga selline teed ja tänavad ja taristu, see on väga palju avaliku sektori teha, ehk see, kes haldab ja ehitab teid ja tänavaid, et kas ta loob selle võimaluse või mitte. Et väga paljudele praegu ikkagi see ei ole loomulik valik oma lühemaid liikumisi teha rattaga, sellepärast, et see igal pool taristu ei toeta seda liikumist. Siin on ka need, et muidu tavapäraselt
jalgratta jalgteena tähistatud asi on siin selgelt jalgtee või kõnnitee. Siis kasutame seda teed, mis võimalik. Aga tegelikult paljuski ongi see nagu teadvustamine, et see, et kuidas saab, et meil on nii palju sellist väikese liiklusega, autoliiklusega taristut Eestis, mis tegelikult kohandub väga hästi ka ühises ruumis rattaga liikumisele, kõrvaltänavad ja nii edasi, mis ei tähenda seda, et rattureid on vaja kuskile kõrvaltänavatele suruda, sest sihtkohad on ikkagi linnas tihti pea põhitänavate ja magistraalide juures, et seal igatahes on vaja seda eraldi selget taristut ja rattastrateegiaga me üks eesmärk on selgelt kasutame jalgsi ja rattaga liikujaid eraldi ja vaikselt ja paneme ühte ruumi, mis on praegu tekitanud ikkagi palju konflikte sellega, et tihedas linnaruumis ikkagi mugavalt tegelikult oma iseloomult väga iseloomult ära. Noh, et niipea kui nad kokku saavad, et siis on ju võimalus konfliktideks. Ükskõik, kes need on, autod, jalgratturid, inimesed. Noh, põhimõtteliselt ju väga loogiline järeldus, et kui sa need konfliktid ei teki, siis kus üksi oled. Ja asulaväliselt on sellised lahendused põhjendatud, et on jalgratta jalgteed. Ja nüüd me näemegi, et meil rattastrateegiaga on nagu sellist teadmispõhist ja tarka nagu vaadet vaja sellele, et kus me selle potentsiaali kõige paremini realiseerime. Ja siin tihti just ongi need maa ja linna üleminekud on see, kus asi vajab nagu tõsiselt järele aitamist, et tihti see arvestatav rattataristu lõpeb seal, kus linn algab. Siin Rae vald on näiteks toonud näite, et enamus vallasiseseid sihtkohti elukohtadest on rattateedega kaetud, aga kui tahta Tallinna kesklinna tulla, siis sama koht, kust me üle tulime, et nii-öelda see rattaga liikuja pudelikael on seal. Just. Aga noh, see on, et ma olen endale selle Tallinna linnas rattaga liikumise nii mõelnud kui ka teinud praktiliselt väga mugavaks. Ja see on päris omapärane, et kui ma töölaua taga võin olla nagu mures arengute pärast või veidi rahulolematu, aga siis kui ma lähen nagu õhtul töölt koju, siis nagu see naeratus tuleb igatahes vatta seljas suule, isegi kui see ei ole nagu kõige ideaalsem. Näed, jõudsimegi kohale. Tore, kuhu sa oma ratta pargid? Mina panen lihtsalt siia akna juurde, näen mugav inimene, et rattaga tuleb teppi saada. Yes. Isegi kui ei ole ratta. Väga tore, kuule, aitäh Mari jutu eest ja sõidu eest. Väga tore oli. Jah, sulle. Head päeva.